Gunnar Krapsiga sain ma tuttavaks tegelikult juba väga ammu. Ütleme, päris tuttavaks me ei saanud veel esimest korda, aga ma tegelikult kohtusin Gunnariga, see oli aastal 1989, kui me mängisime oma bändiga Krahv Versen Tallinnas, oli üks festival nimega Noorte Muusa, kus oli Kraps, oli konverents see. Ja seal me vist jäime talle silma ja meie trummar Jaanus Salm oli Krapsi juures natukene õppinud ja me mängisime peale seda, siis Gunnar kutsus meid oma 40. aasta juubelikontserdile. Et me mängisime, see oli 90. aastal. Et tegelikult me olime juba sealt maalt tuttavad, aga siis vahepeal me tegelesime kõik oma asjadega ja Gunnari bändis ma hakkasin mängima, ma nüüd mäletagi, 2000 aasta äkki oli, jah. Sellist, jah. Sellel olid väiksed vahetused ja siis me tegime temaga päris aktiivselt üle 4 aasta ja siis salvestasime ka ühtlasi Gunnari plaadi Rajalt maas. Et ma olin selle plaadi siis nagu produtsent ja selline salvestaja ja siis meil õnnestus ikka Gunnariga terve aasta peaaegu sama suures ruumis veeta. Tegelikult oli Gunnar oli hästi selline, kuidas ma ütlen, ma ei tahaks kasutada sõna lapsemeelne, aga selles mõttes ta oli nagu hästi siiras. Et tegelikult mulle, kui ma nüüd niimoodi tagantjärgi mõtlen, eks ole, siis ta meenutab mulle näiteks, ma ei tea, Portugalast, eks ole, et kes tegelikult ei hoia enda sees väga kaua. Et Gunnar võis olla nagu ühel hetkel hästi hea ja kui talle midagi ei meeldinud, siis ta seda nagu ka kohe ütles. Et ta ei olnud nagu selles mõttes minu jaoks selline, ma ei oska öelda, nagu ussitaja või selline, et kes käib ja susistab. Et kui ikka Gunnile midagi ei meeldinud, siis ta läks lavale, võttis mikri ja ütles sellega kohe välja. ja samal ajal võis ta nagu mingisuguste väikeste asjade pärast nagu kohutavalt palju põdeda. Et selle plaadi tegemise protsessis oli meil seal selliseid olukordi palju, kus me seda sama näiteks Rajalt maas lugu me tegelikult salvestasime lausa vist äkki 3 korda. Sellest on tegelikult nagu 3 varianti tehtud, kuniks siis tuli nagu see välja, mis kõigile meeldis kaasa arvatud Gunnarile. Et tegelikult ütleme, see Gunnariga koostöö tegemine oli selles mõttes hästi tore, et ta oli nagu südamelt ja hingelt ikkagi nagu nii muusika üks inimene üldse olla saab. Et tal ei olnud nagu selliseid muusika tegemisel selliseid järeleandmisi või asju, et ta mõnikord see võis isegi nagu tüütu olla, et ta lihtsalt ütles, et nii peab olema, aga tegelikult see on ülikihvt, kui on sellised inimesed. Et ma olen alati öelnud, et üks hea bänd nõuabki nagu sellist tugevat liidrit, et selline demokraatia ansamblis ei toimi. Et siis see on lihtsalt kamp muusikuid, kes lepivad midagi kokku ja teevad seda. Aga tegelikult peab olema bändis selline karismaatiline liider, kes võibki mõnikord olla ootamatu, teha midagi teistmoodi või mitte teha, aga see ongi nagu just eriti rockmuusika puhul, see ongi see, mis sellest muusika teeb. No mina hakkasin kitarri mängima üldsegi tänu vanaemale, et ma ei ole tegelikult kunagi kitarri õppinud, mul oli vanaema, kes mängis kõiki pille kaasa arvatud kitarri kohalikus rahvamaja ansamblis kunagi väga ammu. Ja ma tegelikult olen üldse õppinud kunagi akordionit natukene, aga kitarri ma hakkasin mängima tegelikult umbes juba 10-aastaselt ja täitsa enda käel. Ja mis siis puudutab nagu Gunnari loomingut, siis kui tuli välja Põlemise plaat, oli vist 1988. Jep, siis ma olin 16-aastane ja seda ma mäletan hästi, et seda plaati ma kuulasin vinüülika nagu otsast lõpuni väga palju kordi. Ja mis seal salata, see plaat tegelikult oli selline tõuge, et ma nagu sain aru, et kuna ma olen ise siit samast Suureni kandist pärit, eks ole, et tegelikult et kõik asjad on nagu tehtavad ja ma kuidagi kuulasin seda plaati ja mõtlesin, et vau, et ma tahaks ka niimoodi mängida. et tegelikult jah, seda sai palju kuulatud. Neid rihve võib õppida ja tegelikult nende rihvidega on nagu lugu selline, et meie poodides ma ei ole neid silte näinud,
aga väidetavalt on neid Soomes olnud ja Ameerikas palju, kus on siis nagu teatud rihvid kitarripoodides, mida ei tohi mängida, nagu näiteks Smoke on the Water või seesama Iron Man, eks ole, et müüjad ei taha neid rohkem kuulda. Et kitarristi puhul ma arvan, et tegelikult on olulisem selle asja kohta öeldakse toon. Ja ma ise mäletan, et kui ma kunagi mängisin Graali teatris, ma olin võib-olla 20-aastane, mängisime ühe blues-bändiga ja Riho Sibul, kes istus kogu aeg seal baari nurgas, niimoodi käis kogu aeg meid kuulamas. Ta kunagi ei rääkinud midagi, aga ta oli kogu aeg olemas, eeslitallis või kõik jälgisid, eks ole. Ja siis ma mäletan, ta ükskord tuli nagu peale mängu, kuidagi niimoodi patsutas õlale ja ütles, et hea toon, läks minema. Siis ma mõtlesin nagu tükk aega, mis asja ta mulle nüüd ütles, et mis toon, et kas see nagu keeled on head või võim on hea või mingi plokk on lahe. Aga tegelikult nagu see toon on nagu see, mis sul nagu siin nagu selle käe sees on. Et see on nagu see asi, mis ongi nagu iga pillimehe, mitte ainult kitarristi, vaid viiulimängija või tšellomängijal või bassimehel, kõigil on see just see toon. Et mis siin natukene eristab võib-olla teistest ja aitab sul siis nagu ise ennast leida. Lämel. Nii, ühesõnaga raudmehe riff. Et mina ei ole suurem asi raudmehe spetsialist, kuna mina selles bändis siis veel ei mänginudki, seda välja mõeldi. Aga tegelikult on minu teooria seisneb selles, et kuna see on Gunnari lugu, siis ma pakun, et see lugu on tegelikult inspireeritud Black Sabbathi Iron Manist. Ja selleks, et seda aru saada, võtame korraks ja mängime Iron Mani küll natukene pooltooni kõrgemas helistikus, et oleks sama, mis raudmees, ehk siis kõige tavalisemast C-tuurist. Ja Iron Mani käik on tegelikult selline. Et seda peaks nagu kõik teadma. Ja nüüd, kui me hakkame raudmeest kuulama, siis me tegelikult avastame, et siin on täpselt need samad noodid, lihtsalt natuke teises tempos. Võtame niimoodi korraks aeglasemalt. Ma nüüd tuletan meelde, kuidas nüüd õige Gunnar Kapsi raudmees on. Ja Gunnar Kapsi raudmees on selline aeglaselt mängitud. Hakkame siis mängima teda C-tuurist. Niimoodi ja läheb samamoodi. Et see on selline põhiriff ja tegelikult ega siin rohkem nagu väga mitte midagi ei olegi. Ta käib küll natuke kiiremini ja plaadi peal mängitud variandil on siis 2 kitarri, üks mängib nagu oktav kõrgemalt seda lihtsalt. Ja ma mängin korra selle riffi veel, ega siin palju ei ole, ma proovin nüüd vaatan, kas tuleb välja. Ja nii edasi. Ja see on siis salmi käik. Ja refrään on selline klassikaline rock, kus on põhimõtteliselt 3 akordi. Ja kogu lugu. Et sellise klassikalise rockmuusika puhul ongi see, et me ei räägi masoorsetest ega minoorsetest akordidest, me mängime kvintakordis, ehk siis on nagu toonika ja on kvint ja kogu lugu, kes mängib esimese ja 3. sõrmega, kes esimese ja 4. mina mängin nii ja naa ja põhimõtteliselt kogu liikumine käibki ainult 2 sõrmega. Et siiamaani ja siis tuleb käik. Ja seda käiku mängides on nüüd siis kohustuslik vaadata, et ikkagi positsioon oleks paigas, ehk siis igal sõrmel on oma noot. Muidu on seda natuke raske mängida.